et siis et nüüd noh, nii. Kristo, jaa, meil on anekdoodi võist praegu. Kui sul on mõni hea anekdoot, siis see läheb kindlasti top 10-sse. Aga praegu, oota. Räägi. Et siis Christopher Robin istub kalda ääres ja vaatab, eemutab notsu, üks silm on peast väljas ja üks käsi on külgest ära. Ja Christopher küsib, et no mis siis juhtus enne? Ja notsu ütleb, et noh, mis ikka juhtus, vedasin siis puhhiga ühe silma peale kihla, et ta ei suuda mul kätt ära revida küljest. Vana ja anekdoot, otsustanud kord mees posse minna, rakendus hobuse vankri ette, pani tuhat neile ajama, hobune ei roodi nooga järgi vaatama. Lõueile rääkis. Eestlane, sakslane ja venelane on mangis, ja nad peavad kuu aega ilma söögist hakkama saama. Sakslane kuradi sõi enda käe ära ja elama väga hea, sai vangist välja. Venelane sõi enda jala ära ja elama sai vangist välja. Eestlane sõi enda küpsised ära ja ka elama sai vangist välja. Räägi. See on see vana hea, see kuradi hobuse poiste. No, niimoodi. Ja otse nii. Et tuleb siis kuradi... Tuleb mees hobusega. Ma seda teed. Järsku ühe punkti pealt hobune sureb ära. Tuleb teist poolt mees. Tuleb teist poolt mees hobusega. Täpselt sama päeval hobune sureb ära. Sitt koht, otsustasid mees. Nii. Tsaar Saltani imekaunis Vassilisa, noh, olid abielus, aga imekaunis Vassilisa oli pipar ja tahtnud kätte anda. Tsaar Saltan läks targa juurde nõu küsima, mis aitaks. Siis tark rääkis 7 maa ja mere taga on üks taim ja noh, sa lähed nagu korjad selle ära, ja siis ma nagu keedan mingit seerumit sellest ja noh, siis see on nagu okei. Tsaar Saltan reisis korradi 7 aastat igatpidi möllu sinna ja tõi selle taime ära ja tuli 7 aastat tagasi ka ja siis sa ulatas selle taime nagu targalt, keetis 3 ööd päeva sellest mingit seerumit kokku, lõpuks andis nagu Tsaar Saltani selle pudelike üks väiksem, et no nii, et võtta see pudel on ja siis kui Vassilisa magama läheb, siis sa nagu paned talle selle voodi ette sinna maha ja siis kui Vassilisa tuleb, vaatab, et hakkab nagu magama minema, et vaatab, mis asi seal voodi ees on, kummardab maha, siis sa keerad talle taha ja mure murstad. Ja koht 2. Olla kord sündinud mees, kellele olla nava asemel kruvi, kes teab, see naerab praegu ühe. Ja tipp oli siis nagu pisike poiss ja tal oli nava asemel kruvi. Ja vana oli joone hämmingus, mis teema on. Läks ema juurde, ütles, et miks mul nagu nava asemel kruvi on. Kus see on niimoodi pikk anekdoot. Ja meil oli sul akut jagu. See akut jagu. No ema ütles, et noh, et mees kõigepealt sinna kooli, alkoholi, vist värki, et tee see ära ja siis nagu räägime. Poiss käis ilusti koolis ära, tegi oma asjad ära seal ja siis peale, okei, võtame siis praeguses kontekstis nagu, peale 9. läks nagu ema juurde, et kurat, mis mul nagu nava asemel kruvi on. Ema ütles, et noh, mine käi ülikoolis ka, et siis nagu räägin. Poiss läks ülikooli, käis ülikoolis ära, paar aastat. Läks ema juurde, et kurat, mis mul nava asemel kruvi on. No kuule poiss, et noh, alusta oma elu ja tee midagi oma elust. Ja siis nagu räägime uuesti. Et ma ei tea, ehita kodu ja võtta naine. Poiss siis ehitas kodu ja võttis naise ja peale mingit, peale pikki aastaid ta siis läks selle ema juurde tagasi ja siis, kurat, miks mul siis nagu nava asemel kruvi on? Ema ja see oli mingi kelbas sellist umbes, et tee mingi hull mingi värk veel ära ja siis mu surivoodil ma räägin sulle, mis sul nagu nava asemel kruvi on ja tüüp nägi sükkas sitta ja tegi selle nagu pulli ära ja ema oli siis lõpuks surivoodil ja läks ema juurde ja ütles, et ema, miks mul siis nagu nava asemel kruvi on ja kruvi keerati ära
ja perse kukkus küljest ära. esimene koht. mees ärkas hommikul üles, vaatas, tal on naba asemel kruvi on. ja siis nagu küsis ema käest, mis mul naba asemel kruvi on. Ma ütlesin, mine käi põhikool läbi ja siis vaata, mis värk on. Tüüp käis põhikoolis ära ja küsis ema käest, miks mul naba asemel kruvi on. Ja ma ütlesin niisama.